Kui Ukraina sai USA-lt ja Austraaliast M1 Abrams tankid, ei osanud keegi aimata, mis järgmiseks juhtuma hakkab. On tehtud palju uuendusi ja Ukraina on muutnud M1 peatamatuks. Kilpkonn tankid, pigem on see pidurdamatu jõud tänu uuendustele, mis on muutnud M1 tõeliseks elajaks, millega Venemaa hakkama ei saa. Ukraina uuendatud tankid on lausa uskumatud ja isegi USA hakkab nende uuenduste vastu huvi tundma, sest need suudavad droonidele vastu astuda viisil, mida pole varem nähtud. Ukraina on muutnud M1 Abramsi Kilpkonn tankiks, mis suudab tegelikult toimida nii tankina kui ka droonide vastu kaitsevahendina. See on tõeliselt märkimisväärne. Ja varsti saad teada, kui kasulikud need tankid on olnud lõuna vastu pealetungis. Aga kõigepealt põhiasjad. Endise Forbesi sõjaväe ajakirjaniku David Axi 31. märtsi Euromaidan pressiraporti kohaselt on Ukraina täiendanud oma M1 Abramsi tanke, lisades nende põhipansarile kihte droonivastast kaitset. Ukraina esimene ründepolk juhib selle uue põlvkonna droonivastaste tankide arendamist, nagu oleme näinud avaldatud piltidelt, kus tankist on saanud surmav kombinatsioon võimsast tulejõust ja droone purustavast kaitsest. Polk on isegi jaganud Telegrammis fotosid M1 tanki ümberkujundamisest, mille nad on lõpule viinud. Tankid, soomustransportöörid ja M-räpid kaetakse eritellimusel valmistatud kaitsega, mis on kohandatud lahinguvälja muutustega. Tugev soomus tähendab ellujäänud meeskonda ja sõdureid ning seega täidetud missiooni. Need, kes kohanevad, jäävad ellu ja liiguvad edasi, teatab esimene ründepolk jagatud piltide kõrval avalduses. Ja esmapilgul tunduvad need pildid näitavad Frankensteini tanki, mis näeb välja hoopis teistsugune, kui sa ootaksid M1 Abramsi puhul. Tankitüki mõlemal küljel paistavad olevat metallist puurid. Piltidel on näha töölisi, kes keevitavad oma tankidele juurde veel rohkem terast ja puure. See näeb välja nagu erinevate lahenduste segu, ajutine meetod, et muuta M1 Abrams droonide jaoks raskesti hävitatavaks. Aga tegelikkuses on see, mida me piltidel näeme, kuude pikkuse disainiarenduse tulemus, mille keskmes on olnud üks oluline eesmärk – luua droonivastane Kilpkonn tank, mis suudab ka oma põhikahurit tulistada. Kõigi seni sõjas nähtud droonipuuridega tankide suurim puudus on see, et puurid takistavad tankil oma põhikahurit kaitseks kasutada. Sageli ohverdatakse tulejõud parema kaitse nimel ning see tähendab sisuliselt, et tank muutub kasutuks ühe peamise eesmärgi jaoks, milleks ta üldse loodud on. Enam mitte. Ukraina M1 Abramsi ümberkujundamine on toonud välja Kilpkonn tanki, mis suudab tulistada ning see on olnud mitme üksuse ühine pingutus. 47. mehhaniseeritud brigaad oli üks esimestest, kes tugevdas oma M1 Abrams tankide kaitset. Akse teatab, et see brigaad hakkas oma Abramsi tankidele lisama uusi kihte plahvatusreaktiivsoomust, samuti kummist seelikuid, mis on mõeldud umbes 30 nende arsenalis oleva tanki komposiitsoomuse tugevdamiseks. See oli hea algus, rohkem oli veel ees. 425. ründepolk on veel üks, kellel on väike Abramsi tankide varu ja see on olnud hõivatud omaenda kaitsesüsteemide arendamisega. Mendedosin M1 tanki on nüüd varustatud suurte metallraamidega, mis suudavad toetada tuhandeid droone plahvatama panevaid metallpiike. Kavand on üllatavalt lihtne. Venemaa FPV kamikaze drooni tabavad kõigepealt piigid ja neid hoidvad raamid, enne kui nad jõuavad tankini. Nii plahvatab droon ohutult ja tank liigub edasi. Seejärel tuleb see, mida esimene ründepolk on teinud. Need metallpuurid, millest me varem rääkisime, need, mis asuvad Abramse põhikahuri mõlemal küljel, on osa uuest metallraamist, mis ümbritseb M1 torni ja võimaldab tornil pöörata vasakule ja paremale, et tanki operaatorid saaksid oma kõige olulisemat relva sihtida. See on revolutsioon tankide droonivastases soomuses. See tähendab, et operaatorid ei ole enam piiratud tanki täpse sihtmärgi suunas juhtimisega, kui nad tahavad lasku teha. See muutus tähendab, et Ukraina käsutuses olevad M1 Abramsid saavad tegelikult töötada nii, nagu tankid peaksid töötama. Lisaks on neil piisavalt droonivastast soomust, et muuta nad peatamatuks, kui nad liiguvad edasi läbi Venemaa FPV drooni tapatsooni. Aga siin tuleb mängu mõnus iroonia. Pikka aega oli Ukraina sõjas uuendaja, kuid selle konkreetse leiutise puhul on ta muutunud jäljendajaks. Venemaa on otsinud viise, kuidas muuta oma Kilpkonn tankid taas toimivateks tankideks ning Venemaalt pärit disainijoonised on olnud aluseks kõigele, mida Ukraina on loonud oma ümberkujundatud M1 Abrams tankidega. Vene joonised ilmusid jaanuari lõpus ja näitasid, et Venemaa on hakanud paigaldama sarnaseid droonivastaseid puure oma tankide tornidele, võimaldades tornidel pöörata ja tulistada. Venemaal kulus peaaegu 4 aastat selle idee peale tulemiseks pärast seda, kui ta oli kogu Ukraina sõja jooksul kaotanud tuhandeid tanke Ukraina droonidele. Aga niipea, kui see joonis ilmus, nägi Ukraina seda, kopeeris selle ja tegi selle paremaks.
Need joonised ilmusid esmakordselt sotsiaalmeedias, mis viitab sellele, et kusagil Siberi Omski Transmashi tankitehases, mis väidetavalt need joonised lõi ja kavatses neid kasutada uute T-80 tankide tootmisel Venemaa jaoks, on lekkeallikas. Need joonised viitavad sellele, et Venemaa teeb sihikindlaid jõupingutusi droonivastaste tankide masstootmiseks, kuid nad ei oodanud kunagi, et Ukraina märkab üht vähestest Vene innovatsiooni näidetest Putini sissetungis ja muudab selle relvaks, mida saab kasutada Putini vägede vastu. Võib-olla tuli Venemaal see idee, kuid praegu tõestab Ukraina oma lõunapoolsetel aladel, kui hästi see töötab. Mis puudutab USA'd, siis nemad võivad olla üsna rahul sellega, mida Ukraina teeb nende M1 Abrams tankidega. Ukraina on selle üle omakorda rahul. 2025 aasta lõpus lõpetas Austraalia 49 M1 Abrams tanki tarnimise Ukrainale, mis 1945 sõnul vihastas USA'd. Väljaanne väidab, et USA püüdis veenda Austraaliat mitte andma tanke Ukrainale ajal, mil Trumpi administratsioon peatas 2026 aasta alguses USA sõjalise abi. Kas see vastab tõele või on see 1945 spekulatsioon, jääb veel selguda. Kuid nüüd on USA rohkem kui rahul, nähes, et Ukraina kohandab oma tanke droonide vastu võitlemiseks. Lõppude lõpuks võib see olla tehnoloogia, mida USA vajab pigem varem kui hiljem, eriti kui võimalikust sissetungist Iraani rääkimine muutub tegudeks. Iraan on Shahidi droonide kodumaa ning juba on teateid, et ta teeb koostööd Venemaaga, et seista vastu operatsioonile Epic Fury. Kui USA maismaa sissetung peaks toimuma ja muutub piisavalt suureks, et kaasata tanke ja soomukeid, hakkab Iraan tõenäoliselt kasutama samasuguseid FPV droone, mille vastu Ukraina võitleb oma Abramsi modifikatsioonidega. See ongi nii. USA'l on nüüd olemas plaan, kuidas sellise riigi lähenemisele vastu astuda, kes teeb kõik, et tugevdada oma liitlassuhteid USA'ga. Mõned pilkavad Ukraina lahendust kui järjekordset Frankensteini tankiversiooni, mille loomise eest on Venemaad naeruvääristatud. Aga need on palju enamat kui see. Venemaa tegelik probleem on see, et Ukraina on muutnud varem naeruvääristatud Cope Cage'id tõsiseltvõetavateks vahenditeks, mis muudavad M1 Abramsi lahinguväljal võimsaks jõuks. Ja see ei ole spekulatsioon. On olemas kaadrid Ukraina ümber kujundatud tankidest, mis tõestavad, et need relvad saavad olema tohutuks väärtuseks lõunapoolses vastupealetungis. See üksi muudab kõike. Ja muide, sellist sisu on veel palju. Kui saad väärtust The Military Show'st, ära unusta kanalit tellida. Nüüd kaadrid. Mida need näitavad? Sellele küsimusele vastamiseks suundume Prilukisse, mis on või oli vaenlase tugipunkt Zaporižja piirkonnas. Alates veebruari algusest, mis on umbes samal ajal, kui Ukraina lõunapoolne vastupealetung algas, ründas seda tugipunkti esimene ründepolk. Kasutati suurtükiväge ja see purustas Vene kaitsepositsioonid tükkideks. Nagu alati olid Ukraina droonid tegevuses, hävitades Vene vägede paigutusi ja teostades luuret. Kuid etenduse tõeliseks staariks oli modifitseeritud M1 Abrams tank, mis lõpetas pealetungi 3 täpse löögiga, lihtsustades maapealsete rünnakvägede tööd täpselt nii, nagu tank tegema peab. Ukrainian Liberation Open Source Intelligence X konto jagatud 25-sekundiline videolõik näitab Ukraina uut tanki tegevuses. Video algusest peale näeme 3 esile tõstetud Vene positsiooni ning tanki, mis veereb mööda teed neile vastu. Seejärel kõlab esimene lask. Üks positsioon hävib, kui Abrams tabab otse. Seejärel liigub tank edasi ja võtab sihikule teise Vene positsiooni. Tulemus on sama. Sihtimine, lask, häving. Veel üks positsioon langeb. Lõpuks näeme täiuslikku näidet sellest, mida Ukraina viimane uuendus on nende tankidele andnud. Ilma edasi liikumata pöörab tank oma kahuritoru paremale ja tulistab viimase Vene positsiooni pihta. Tank ei pidanud edasi liikuma ega ümber pöörama. See tegi mida vaja. Pööras oma kahuritoru ja tulistas. Nüüd on Ukrainal tank, mis töötab nii, nagu tank töötama peab, ainult et see on palju tõhusam. Kaitse vastab rünnakule ja Venemaal pole sellele vastust. Asukoht, kus Ukraina kasutas oma M1 Abramsit, on oluline. Zaporižja on osa lõunapiirkonnast, kuhu Ukraina on alates jaanuari lõpust edasi tunginud, kui ta vallutab tagasi suuri maa-alasid. See üksi on Venemaa jaoks alandus, mille juurde me peagi tagasi pöördume. Kuid enne seda alandust on veel piinlikkus, mida Vladimir Putin ja tema käsilased tunnevad selle üle, et Ukraina paistab nüüd olevat esirinnas tankide kasutamisel lahinguväljal. See ei pidanud kunagi nii olema. Venemaa pidi olema tankide kuningas. Riigi tohutu tankide varu oli sama palju osa selle sõjalisest identiteedist kui ka oht Ukrainale, kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi. Kuid 4 aasta jooksul sõjas saadud suured kaotused on viinud selleni, et Vene tanke kasutatakse palju vähem, kui Vladimir Putin sooviks. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa kaotanud alates sissetungi algusest kuni 2. aprillini 11 830 tanki.
See number läheneb ebamugavalt. 3000 tankile aastas, mille Venemaa kaotab, mis on olnud suur hoop riigile, kes uskus, et võib oma soomustehnikaga Ukrainasse sisse sõita ja kõik üle võtta. Nüüd on Venemaa riik, kellel on tanki halvatus. Nagu Akse märgib, on Venemaa sunnitud oma tanke seisma jätma, kasutades neid vaid väikestes kogustes ja alati kartes korduvaid lööke, mida Ukraina suudab oma FPV droonidega anda. Suure osa 2025 aastast olid Vene väed sunnitud oma aeglased tankid hülgama ning eelistama väiksemaid ja kiiremaid soomusmasinaid või paljudel juhtudel mootorrattaid ja tsiviilsõidukeid, kuna sõdurid arvasid, et neil on suurem võimalus droonide eest põgeneda. Kui see strateegia ei toiminud, ei pöördunud Venemaa komandörid tankide juurde tagasi. Nad hakkasid saatma sõdureid Ukraina territooriumile jalgsi, sageli väikeste infiltreerimisüksuste koosseisus, kelle ülesandeks oli rajada kaitsepositsioone ja oodata tuge, mis tihti ei saabunudki. Venemaa peamine ja eelistatud strateegia, massiivsed mehhaniseeritud rünnakud, tuli maha jätta. Vene tankide kaotused Ukrainas on selle sunnitud lähenemisviisi muutuse tulemusena järsult vähenenud. Näiteks teatab Defense Express, et Venemaa kaotas jaanuaris vaid 14 kinnitatud tanki ja veebruaris ainult 5. Võrreldes seda 2022 aasta märtsi 278 kinnitatud tanki kaotusega on selge, et Venemaa on pidanud loobuma mehhaniseeritud rünnakutest, mida Putin eelistab, sest nad kaotasid nii palju tanke, et ei suuda neid rünnakuid enam läbi viia. See on juba iseenesest alandav, kuid soolhaavale lisab see, kui Venemaa näeb, kuidas Ukraina M1 Abrams tank teeb Zaporižjas seda, mida me nägime. Kuna Venemaa on sunnitud oma tanke seisma jätma, muutuvad Ukraina tankioperaatorid julgemaks. Nad ei alusta küll täiemahulisi mehhaniseeritud rünnakuid. Ukrainal pole selleks piisavalt M1 tanke ja Venemaa droonid kujutavad endiselt liiga suurt ohtu. Oma äsja soomustatud tankidega saab Ukraina korraldada kiireid vasturünnakuid Vene positsioonide vastu, kus tankid liiguvad sisse, hävitavad kiiresti ja lahkuvad uuesti. Seda kõike teevad nad uue droonivastase soomuse kaitse all, mis võimaldab neil taas oma torne pöörata. Võrrelge seda Venemaa katsetega midagi sarnast luua. Kuigi Ukraina disain on väidetavalt inspireeritud Venemaa plaanist, pole paljud Vene tankistid tegelikkuses midagi sellist näinud, nagu Ukraina just lahinguväljale tõi. Venemaa kilpkonntankid on tõesti kaitsevahendeid täis laotud, kuid neid on nii palju, et tornid ei saa pöörata ja tankid ise vaevu liiguvad. Üks näide pärineb 29. märtsist, kui Euromaidan Press avaldas foto sellest, mida nad nimetasid gigakilpkonntankiks, mis oli kaetud kõigi võimalike kaitsevahenditega, mida Venemaa suudab välja mõelda. Tank oli kaetud ogade, kettide ja miinirullikutega nii tihedalt, et selle torn polnud isegi nähtav. See soomus kaalub palju. Gigakilpkonn suudab saavutada vaid 10 kilomeetrit ehk 6,2 miili tunnis. Venemaa on ohverdanud manööverdusvõime ja kasutatavuse kaitse nimel, samal ajal kui Ukraina otsib tasakaalu kõigi 3 teguri vahel. Vene gigakilpkonn on tohutu sihtmärk, mis näib olevat loodud selleks, et sundida Ukrainat kulutama rohkem droone ja laskemoona selle hävitamiseks ega millekski muuks. Kuid Ukraina M1 Abramsi modifikatsioonid võimaldavad sellel pakkuda tulejõudu koos tõhusa kaitsega Venemaa droonide vastu. See toob meid tagasi Zaporižja ja Ukraina lõunapoolse vastupealetungi juurde. See, mida Ukraina on siin suutnud üles ehitada, on ideaalne toetama vastupealetungi, mis on toimunud alates sellest, kui SpaceX sulges Venemaa ligipääsu ebaseaduslikele Starlinki terminaalidele, mida nad olid kasutanud droonide ja vägede liikumise koordineerimiseks üle rindejoone. Venemaa vägedes tekkinud kaos lõi Ukrainale võimalusi Vene okupantide vastu tagasi suruda ning, nagu nägime Zaporižjas, kasutada tanke isoleeritud kaitsetaskute vastu, mis on rindejoone taga oma komandööridest ära lõigatud. Droonivõimekuse lähe suurenes hallides tsoonides, mis jäävad rindejoonest kaugemale, kuna Venemaa ei saanud suhelda sõduritega, keda ta oli nendesse piirkondadesse infiltreerinud. Ukraina kasutab seda ära, kasutades oma modifitseeritud tanke Venemaa kaitseliinide purustamiseks, mis loob võimaluse droonidele ja maavägedele järele jäänud vastupanu likvideerida ning territoorium Ukraina jaoks tagasi vallutada. See lähenemine on töötanud juba üle 2 kuu. 26. märtsiks teatas Ukraina uus hääl, et Ukraina oli vabastanud 9 asulat ja 440 ruutkilomeetrit ehk veidi alla 170 miili territooriumi Oleksandruvka sektoris. Vene kaotused on selle operatsiooni käigus olnud ulatuslikud, mis on nurjanud Venemaa katsed luua puhvertsoon Ukraina lõunaosas. Tankid nagu M1 Abrams on juhtinud rünnakut pärast seda, kui sellised üksused nagu 425 ründepolk, mida mainisime varem, tungisid lõuna poole, et tuua surma Venemaa okupatsioonivägedele. See on just selline asi, mida Venemaa on alati püüdnud teha oma mehhaniseeritud rünnakutega Ukraina kaitsepositsioonide vastu.
Nii nagu Ukraina täiustas Venemaa plaane, et ehitada oma uued M1 tanki kaitsesüsteemid, on Ukraina kohandanud ka Venemaa strateegiat, võimaldades kiireid rünnakuid tankidega, mis sillutavad teed territooriumi vabastamiseks. Nüüd on Ukrainal tankid, mis suudavad liikuda läbi droonidest kubisevate tapatsooni, mida Venemaa on püüdnud luua. See on veelgi parem lõunapoolse vastupealetungi jaoks. kuigi Venemaa Starlinki ligipääs on välja lülitatud, on tal endiselt hordide viisi omaenda FPV droone. Ainuüksi 2025 aastal plaaniti neid ehitada 2 miljonit. Need droonid on Ukraina tankidele sama ohtlikud, nagu Ukraina droonid on Venemaa soomusele. Aga nüüd on Ukrainal droonivastased tankid, mis suudavad sellele ohule vastu seista ja endiselt näidata sellist ründejõudu, nagu me nägime Zaporižžjas. Kõik see on suunatud sellele, mida Ukraina plaanib saavutada 2026 aastal. Kurnata Venemaa vägesid, takistada neil läbimurdeid ja koguda reserve, mida Ukraina saab kasutada uute vastupealetungide jaoks ning enda kaitsmiseks Venemaa vastu. Need on 3 eesmärki, mille Ukraina armee ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi seadis märtsi lõpus. Ukraina tahab panna Putini väe päntsima Ukraina pilli järgi. See töötab. 13 suunal toimuv kevadrünnak, mille Venemaa on alustanud, on juba praktiliselt igal suunal blokeeritud. Lõunapoolne vastupealetung, kus Ukraina kasutas oma modifitseeritud tanke, on mänginud suurt rolli. See kehtib eriti Ukraina idaosas, kus Venemaa püüab Donbassi vallutada. Putini eesmärk selle puhvertsooniga, mida mainisime, oli takistada Ukrainal idaossa lõuna kaudu vägesid juurde saatmast. Sellesse puhvertsooni on suured augud sisse löödud ja Venemaad sunnitakse nüüd rohkem ressursse lõunasse suunama, mis omakorda võtab ressursse ära oma põhisuunalt Ukraina idaosas. See kõik oli Ukraina poolt hoolikalt planeeritud. Kui Starlink Venemaa vägede jaoks välja lülitati, viis Ukraina oma plaanid täiuslikult ellu. Muudetud M1 Abrams tankid olid osa Ukraina vastupealetungist, mille käigus õnnestus neil Venemaalt tagasi vallutada rohkem territooriumi kui ühelgi teisel hetkel alates 2023. aasta suvest. Nüüd on Abramsid valmis veelgi enamaks, varustatud uue droonivastase soomusega ja võimelised tegema seda, milleks nad algselt loodud olid, jätkavad need tankid Ukraina kiiretes rünnakutes Venemaa kaitsepositsioonide vastu osalemist. Ukrainal on käes midagi, mis on lausa teiselt planeedilt. Venemaa väed on juba tundnud selle jõudu, mida see suudab pakkuda, kuid on väga tõenäoline, et Ukraina on alles alustamas ning nende tankidest saab tõeline hirm Putinile alluvate jaoks, kui üha rohkem neist varustatakse kaitsevahenditega, mida esimene ründepolk on üle vaadanud. Kõigist tagasilöökidest hoolimata jätkab Venemaa siiski oma kevadise vastupealetungiga. See on viga. Oma pingutuste eest on Venemaa sõdurid saanud selle aasta seni kõige surmavama päeva osaliseks, kuna tuhanded neist hukkusid vaid 24 tunni jooksul. Hullem on veel ees. Ja sellest kohutavast päevast Venemaa jaoks saad rohkem teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et sa ei jääks ilma meie Ukraina sõja kajastustest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!